Pärnumaal Audru vallas Soomra külas Pihlaka talus toimetavad Katrin ja Mati Pirsid. Elu maal on rahulik ja rammus. Ühes üürikorteris tegin remondi ära, siis tegin teise üürikorteris remondi ära, siis öeldi aitäh. Siis lõpuks mõtlesime, et läheks maale elama. Hea kolleeg Rain Kelk tuuritab Eestimaad mööda ringi. Tere Rain, no mis nüüd oled siis juba lauta sattunud või? No kunagi pidi tere õhtusse ükskord ju juhtuma, aga täna oleme piltlikult öeldes reporteriga see aastat vastu võtmas. No tore on, aga kus kohas sa siis täpsemalt viibid praegu? Täna me oleme Pärnumaal, Soomra külas, Pihlaka talus külas Pirside perel. Mis selles peres nii põnevat ja huvitavat on, et sa Kanal 2 vaatajad lausa otse-eetris nüüd nendeni viid? Et tegelikult on väga huvitav perekonnaga, nad on juba siia kogunenud ka äärde. Peremaa Katrin, pereisa Mati ja lapsed Johanna ja Mattias, tere õhtust. Te vist olete väga suur loomasõber. Ja kui mõelda nüüd lapsepõlve peale, mida minu vanemad pidid tundma sel ajal, kui nad mõnele reisile läksid ja ma tänavalt mõne koera või kassi üles korjasin, siis nende hirmu võib tunda, aga nüüdseks oleme me suutnud siia enda ümber koguda päris suure portsu erinevaid loomasid ja ma arvan, et ma elan iga väikse lapse unistuses päris enda loomaaias. No teil on juba siin niimoodi, et loomi teietatakse ja kõigile on nimed pandud. Siin on näiteks Mrs. Pepe. Tervist, on teil midagi öelda reporterile? Selge, täname väga sisuka kommentaari eest. Aga teil on kõigil nimed. Kust need siia said? Eks nad on meie oma pere lastega koos välja mõeldud ja kindlasti on pakkunud nendele nimesid ka meil külas käinud lapsed. No kes teil kõik siin on? Neid on siin palju. Selja taga on siis Pepe, turnimas siin on üks šoti lontkõrvaline Miisu, siis on veel minisead Triinu ja Bosse, minikitsed Jõmmu ja Juuli, Eesti tõuguhobune Viki on kohe-kohe koju jõudmas, Tori tõuguhobune Arnet, miniponid Polli, Kusti, Käbi, Paula, Eesel, Osvald. Siin on suur perekond juba. Kuule, aga Johanna, millise loomaga sul meeldib kõige rohkem tegeleda? Hobusega. Aga mis sul hobuse juures kõige rohkem meeldib, kas kammida teda või sõnnikut vedada? Kammida. Aga kui tihti sa ratsutamas käid? Ikka siis, kui me lubab. Kui tihti ta lubab? Ma ei tea, seda ma ei tea. Ikka nii harva, et sa isegi ei mäleta? Seda ei mäleta. Katrin, kas kohalikud ka siin käivad imeloomi vaatamas, kuigi ka neil on oma kodus näiteks kanad ja lehmad ja sead? Ikka käivad ja vastupidiselt minu ootustele käib neid üsna palju. Uudistamas siin neid meie eksootilisi loomasid ja lisaks ka kõiki neid Eesti oma ohustatud tõugu lehmilambaid. Et ikka käib ja kogukond on selline tugev, et me hoiame kokku. Nii, paistab, et kass tahab ka midagi öelda. Kas teil on ka midagi reporterile öelda? Ei. Miisu viitsi rääkida. Miisu ei räägi. Käisime kaameratega siin päeval ringi ja vaatame, mis meile siis objektiiv ette jäi. Pärnumaal Audru vallas võitis meid täna vastu Eestimaa imeline valge talv. Näiliselt rahuliku Pihlaka talu õues ja laudas elatakse aga rõõmsalt ja sõbralikult igapäevast elu. Kuidas te siia maale sattusite? Mina alguses olime linna inimesed ja mõtlesime, et võiks ju maale elada, et rahulikku elu. Mõtlesime, et see alguses vanemate juurde saanud elada ja siis elasime üürikorterites. Ja siis ühes üürikorteris tegin remondi ära, siis tegin teise üürikorteris remondi ära, siis öeldi aitäh. Siis lõpuks mõtlesime, et läheks maale elama, aga naine ei tahtnud algusega. Aga lõpuks sain nõus seda ja siin me nüüd oleme. Perenaine tunnistab, et veel mõned aastad tagasi poleks ta elu maal ettegi kujutada.